Ma tihkaks öelda, et Elva on palju hull. Elva on see pudina, hästi pudina, väga sügav. No Tartul on see pealmine kiht ikka üsna õhukene. Ahaa, väga näed Tartu ümbruse lihtsustatud geoloogiline läbilõik. Kõigepealt, no vot, näed Emajõgi, vot see ongi Kotenaar ja siis on Tebon. No meil ja Pae ja Lubja ei ole. Sesse, aga Tartus on Lubja kivi. No see on väga sügaval, see meisse nagu ei puutu. See on üle 200 meetri sügavusel. Aga mis sangla see on? Tuuvad, no jah. Seda ma... Aluspõhi on jah, meil see on kõva nagu kivi. Taavad ja Moonde kivid. Ja Sette kivimid. Ja Kotenaari ketted on huvitav. Emajõel on see Tebani kiht on palju õhem kui Elvas. Aga vot Siluri on ja Teban on see meie. See Teban peaks natuke parem olema kui see pealmine. Pinnakate, pealiskord. No lihtsalt oleks võinud öelda, mis kivimid siin on. Põlevkivina see on teada, kus Uhaku. Siluri Kakoi. Vot see on ka lõheneb Lubja kivi fragmentidega vasadema. See on Karjumaa. Peepa on sealt pärit. Need ei ole just. See siiski on sinisarine. Ja vaata, kus raiskalda põõnsustele. Jah. Kunda ja Kundast on need. Aga mis see? Aleoraliit. See on teist värvi. Uutria. No see on Põhjarannika kõik. Jah. No, see on Tallinna. See on Tallinnast. Jah. See on Tallinnast. No seda leia kohta ei teada. Rauamaagi lademed. Näed, Jõhvis on mida kaevata küll. No see on jah graniit. 170 meetri sügavusel. See on 400. No need on juba jah kristalliline aluspõhi. Kasepere. See on Soomes. Aga näed, Ruhnus on sellist liivakivi. No see on Narva, see on see huvitav, aga muuga Narva on. Konglomeraatne liivakivid. Muuga. Kurat, seal ka seda liivakivi. Ülejäänud Narvas. See on Narvas kõik see on. Ma ei tea, miks tuli Narvas. Ma mitte midagi ei näe.
mis asi see on? Sool. Sass ja kloorist ja naatriumist koosnev suurnameri, no see ei ole ka Eestist. Aga see jama siin. Kas see ongi see Tartu Aruküla lade või? Tamme paljand. Pean uurima seda, mis asi see on. Noh jah, ega pure on. Ja kõige hullemana tõlõnsus ja segavana. Nojah, 16 meetri sügavusel ongi see kuradi dolomiitne lubjakivi või see lubimuda. See ongi see tsement Tartu peale. Aga võid paaluune õndelt, et ei ole ümber ega ei ole pääsu. Noh, see neid meil ei ole. Ja tõõnsustest ikkagi pääsu ei ole. Paraku Tulus ja Uudus on Tartus ka. See on see Savikas lubjakivi, vaata. See roheline. Üleval on leebem. Ja see 22 meetrit sügav. Nii et ongi see suradi Savikas lubjakivi. Ma kukkud see lade, see ulatub kurat Tartuni välja, kaugemalegi. Mis see Tartus on see bioklastiline lubjakivi, mis on kõõndusi täis. Näib nii olema. Põlekivi. Ahaa. Aga no see annab mulle infot Eesti põhjaosa kohta. Kukersiit, no see on Savikas. Õli, no kukersiit ongi põlekivi, jah. Ja vaata, kui palju on seda 15 meetri peal on juba päris sodi seda kerogeenset lubjakivi ka. Jah, ega meil midagi asi ei ole, noh vaata, siin on pilt. Aga see on põlekivi, jah. No see on turvas, seda me ei pea isegi vaatama. Raba turvas. Aga turvast on mitu tüüpi. No vot, see on see kivi, mis tahab põlema minna. See on paras peavalu. No see muidugi on Põhja-Eestis, aga kas fosfaati ei ole või? Näed, see jätab ka kahte tüüpi. Püriidiga. Ei tea, kas too läheb põlema või? No see on jah põlevkivina. Noh, need kõige nõrgemad ei olegi. Vaata, Selgase külast dolomiiti on täitsa olemas. No see on ehituslubjakivi Väeokarja. See on see Tallinna juures. Huvitav, kus see Selgas ja see... Näed, savi. Arumetsa. Näed, sinisavi. Kurat, ka kaldu põõnsustele vaata. Kunda.
Näed graniit. Graniidijuhe. Vot seda on terve Tartu täis, seda punast. Ja vaata klaasliiv, kus see meil on. Tabina karjääris. Pärast guugeldama, need kohad on nii väikesed. Oi jummal, mis õkkest lubjakivi tüüpe on meil must mill. Näed, fosfaadi konglomeraat. Uskumatu, kas seda on all töödelda, jah. Järve muda, näed. Ma ei tea, ei ole öelda, millises järves. Näed, fosfaat on siin. Ülgase, no see on ikka põhjana. Kas meil on kipsi ka või? Setumaal on kips, no jah, see puudu asja. Nii et Värska kandis on meil kipsi. Jah, aga see on väheväärtuslik. Tulekivi, kus seda on? Seda meil ei ole. Vot selline on tiskera allus. Jah. See on sinisaviga segane. Päris puhas ei ole. Tiskes on fossiile palju. Näed, Jõhvis on ka. Ja puhas lubjakivi. Suurikul huvitav, kus see asub. Ülgase. No see on siis meie alus kivimi põhi. Kus see siis asub? Kukruse lade laimeston ja. No jah, nii ta on, et. Keeruline, aga mitte lootuseta. Näed, sette kivimites on need kivistised ja korallid. Kujuta ette, korallid on meil kunagi olnud. Nüüd ei tule nagu selle pealegi, et võiks olla. Aga need kohanimed ei ütle midagi. Rännikivi need. Või rännkivi koht on see veel. Tabula. No see küll Eestis. Kujuta ette, see on ka Eestis, ma ei arvangi. See siis on. Kahju, et ei ole kivimid juurde pannud, mis on võiks. Ja kunagi meil on nagu Egiptuses, jah. No siin on ühe Kohtla järve. Suurem osa on Ida-Virumaal. Kukruse lade, jah, see on Ida-Viru. Viita. Jah. Niisuke see kivi on, jah, meil nõrga on. Niisugust ollust on ka meil. See nüüd peakski olema savikivi. Näed, marmoriseerunud lubjakivi, see on Saksamaal. Meil ei ole seda. Dolomiit. Aga kas mõni ka Eestist on, kõik on välismaad. Näed, noh, see on marmor, jah, seda meil ei ole. Šveitsis, no Šveitsis jah, on natuke see elu parem. Näed, võt see on see gneis siin, see on nüüd Eesti oma. See on päris kõva tundub.
Tartust, aga ei ole täpsustatud, mis linnaosas. No vot need on nüüd need asjad, millega meie peame tegelema. Okei, see on abialda. Ja vaata seega, no need on see jama, millega meie peame tegelema. Näed, migmatiid ja Tartu on seda kuivalt täis. No see ei ole meil enam. Lubjakivi kvartsiga, aga meil ei ole seda. Jah, noh neid meil ei ole ja kvartsid. Neid meil ei eksist nägu vaadatud neis Alpides. No need konglomeraadi, issand, Lõuna-Aafrikast on siia tulnud. Aga on Eesti oma ei ole. Namiibiast. No vot sellisest jamast peab see küünisjagu saama, saab ka ta väike. Moldova, Eesti oma. Vot selline, siis on ei, see on küünispurustite klõmps ja ongi kõik. Väiksemad ikka, väiksem, no suur on rusika pea suur on. No kips, no see on tõesti mure. Neid seda meil ei ole. Venemaa kips on. Vot see on nüüd see Dublini lubjakivi. No okei, juura ja Ühendkuningriigis ongi ta teismoodi. Näed, Hispaanias on ka lubjakivi. No vot, ja see on meil Lasnamäe oma nüüd. No vot. Ja näed, see on see Dolomita, kus see on välja kissutud? Raikkülas. Orgita. Eks ta põhjaosas kuskil ole. Vot see on tõesti õõnsustele kalla, vaata kui rabeda välja näeb. Lubjakivi on isegi parem. No tundub kõvem olema, see on näha. Aina pudis. Et on ikka Eesti oma ka siin. Näe karst. Ega Tartus ometi ei ole seda. Tuhala, õnneks Tallinnas ei ole. No Kostiveres on jah hullamaja. Aga miks Tartu on ikkagi siia mainitud? Ei tea, mis see nõrgvormideta tähendab, kas see on tugev või? No Kostiveres on täitsa hullamaja. Dolomiidist on nad. Allikalubi, vaat seda kurat, küll jälle vaadil. Valkla, no see on Lääne-Virumaa. Ja vaata, kuidas on õõnsasi täis. Näe, küll eks on ka Põhja-Eestisest. Näe, Sloveenias on teismoodi. Näe, Krimmist. Tatsikikivi. No need ei ole meie oma. Ja näe, karstik limestone on siin. Vot sellega mässas Malaisia nii, et see on küll Austria oma, aga no sama. Aga no vaata, meie õõnsused on hullemad. No see on jumala pudi. Vot seda on terve maailm meil täis, tõsi, mitte lillaikema löödud. Aga seda ei ole. Mingi kildaline. See ongi see kildkivi, mida avandasid. Ja näed, vaata. Vot see on nüüd küll nuhtluseks meil 24 meetri sügavus.
aga see on jah alla 60 sentimeetri. See on kivipurusti jaoks kerge saak. Austrias sedimentaariraknavat. Ja see ei ole üldse olla. Ja vaat see on nüüd rabakivi. See ei tundu nii kõva olemas, vaid tükiline nagu konglomeraadi moodi. No mini-miniatsioonis. Vaat see on kõva, vaat see on kõva. See on ka näega mustiline. Happe lihtsalt. Kas midagi tänavate sarnast on, et see on huvitav. Neid meil ei ole. Tulin uurima, kas siin midagi geoloogia teises on ja näed, Breccia näeb selline välja. Seda on seal Itaalias ka, seda mineraali kaevandavad. Aga see on tõesti kõva, ta on küll monoliitne, aga ta on kõva ikkagi. No see on ka lihtsalt meteoriidiga tulnud.